Hallo, ma tahtsin öelda teile esiteks, et minge kõik perse. No okei, mitte kõik, aga nagu hästi paljud teist. Um, ma ei tea, kuidas me nagu seda sõnastame, nagu et okei, ma, ärge minge kõik perse, tegelikult mul on väga hea meel väga paljude üle, sest et ma ei osanud oodata, et ma sain nagu eelmine video mingi üle 800 vaatamise, mingi 893 vaatamist oli, kui ma viimati vaatasin. Ja ma olin hästi mingi, okei, et esiteks, kes te olete? Ma tatistasin just, ma ei tea, kas te nägite seda. Okei, anyways, ma ei viitsi neid videosid kunagi editida, sest mul on siuke nagu, et ma tahan, et see oleks nagu siiras, ma tahan, et see oleks autentne, ma tahan, et see oleks real, kui ma hakkan seda editima, siis ma editin välja iga korra, kui ma mingi sisse hingan, kui ma pilgutan, kui ma vaatan valesti kuskile, mingi haigutan or whatever. Ja siis lõpuks ei olegi mingit videot alles enam. Ja ma tahtsin lihtsalt seda öelda, et ma ei tea, kes te olete, sest et ma vaatasin YouTube'i analüütikat ja te leidsite kõik tee siia läbi nagu YouTube'i, välja arvatud 50 inimest, kes tuli mu Instagrami kaudu. Me kõik teame, et iga kord, kui ma postitan Instagrami, ma kaotan 10 000 followeri ja ma isegi nagu ei tea, et this point, kes mind enam Instagramis followb, sest et absoluutselt kõik mu mutual'id, keda ma tean mingi 10 aastat tagasi, on mind juba unfollownud. Ja ma tean, miks nad teevad seda, see on seepärast, et ma vahepeal postitan mingit paid content või nagu mingi mitte paid content, aga võib-olla nagu mingeid kingitud asju, nagu mingi sponsored post'e asju, kuigi ma reaalselt, ma võtan vastu ainult nagu mingeid koostöid ja asju, millesse ma nagu päriselt usun. Ja sellepärast ma postitan neid ka ainult mingi korra kvartalis, aga iga kord, kui ma mingitki nagu sponsored content'i postitan, siis ma kaotan hästi palju follower'e, need on inimesed, keda ma tean mingi ambusest ajast. Ja ega see on sellepärast, et nad teavad mind sellest ajast, kus ma olin mingi mõttetu pomš, vaata, ja siis ja mitte, et ma nüüd nagu praegu poleks mõttetu pomš-logi, aga lihtsalt nad mäletavad mind sellest ajast, kus ma nagu, ma ei tea, postitasin mingi korra kvartalis Instagrami ja, aga see selleks, ma pole pahane tegelikult, I m not mad. Ma mõtlesin, et me võiksime täna teha siis nagu foot mask'i ma ei näita teile enda jalgu nagu päriselt, sest et ma tean, et te hakkate kohe ütlema, et ma olen mingi this is foot fetish content. Ma ei teeks teile tasuta foot fetish content'i, ma teen seda. Ma tahan, ma ei tea, see tundub enriched essence for soft fit. Ma tellisin need Barbora DG Maximast, not sponsored, sest et ma enam ei saa midagi lubada endale. Need maksid mõlemad mingi €1. Siin on kirjas, et one pair for the foot size regular. Ma ei tea ju, kas mul on normaalne jala suurus või mitte. Hoia 60-90 minutit, that's too long. See ütleb, et hoia 15-20 minutit. Okei, paneme selle, siis ma jõuan terve selle video ära filmida. Removes all calluses over time, visibly smoothing. Papaya, lemon, apple, okei. Esiteks lõika valmis. Using scissors open the package across the dotted line. Kus see dotted line on nagu? Ma toon käärid. Ma muidugi kujutan, et see hakkab mingi hullud krobisema siin terve see aeg, kus ma teen seda, siis ma olen mingi no whatever, krobiseb siis krobiseb nagu. Okay, slime content. Ma ei tea, kas mu jalad mahuvad siia sisse, oota, ma vaatan. Vast mahub nagu. Ma arvan, et mahub. Ma toon käärid. Mul on teile nii palju juttu rääkida, te kujutate ka nagu. Esiteks ma olen jälle tülis nagu mingi kogu maailmaga, mitte isegi kogu maailmaga, pigem nagu mingi paari brändiga ausalt öeldes. Aga okei, mitte tülis. Ma ei ole tülis. Mul on lihtsalt, mul on nagu paar sükest asja, mille üle ma tahaks nagu kurta. Ma ei ole tülis kellegiga, kõik on hästi. Tegelikult ei ole kõik hästi. Või nagu, I guess it depends. Okay, nii. Paneme siis koerad kotti või? Loodate mu mingi argilaine. Okei. Nagu sain sisse selle. Näitan teile. Aga see kott rebis küll peaaegu tükkideks nagu. Ma pean panema jalad siis nagu põranda peale. Ja lootuma, et ma nagu ei liiguta neid. Fingers crossed. Hey Google,
Set a timer for 60 minutes. Got it. 1 hour. And that's starting now. Nice. Ta tavaliselt ei kuule kunagi mind, sest ma kogu aeg mõtlen, et ma pean selle Alexa ostma. No. Aga see käib nagu süvenen. Ma ei taha, et see vedelik siit välja voolab, no? One sec. Okay, kas mul on nagu üks saab suurem kui teine või? See reaalselt ei mahu sisse. Ei, sinna tekkis auk sisse. Kõige perse. Mitte teie, sorry. Mingi no savi, ma ei tea. Ju ei tere pärast on täis seda värki nagu. Ma ei tea, mis ma teen. Okei. Lasta jääda, see pole üldse nagu selle video point. Ma kujutasin ette, et see ma olen nagu livistan hästi graatsides, et sinna niimoodi sisse. Siis ma olen nagu mingi, shalom aleikum. Igatahes. Kus ma olin omadega? Ma tegin, ma ei tea, see ei olnud isegi nagu brändil. Mul paluti, et kas ma oleks nõus tegema nagu ühe firma jaoks TikToki video. Niimoodi, et ma tulen sinna nende nagu poodi kohale, me shootime selle video, ma proovin nende mingid riideid selga ja mulle jäeti mulje, et ma saan vastutasuks selle eest riideid. Ma ütlen ausalt, et minu nagu see collaboration hind, mida ma muidu palun brändide käest, ei ole selline, et nagu ma saaks selle eest osta nagu endale korralikud riidid. Mitte umbes mingi, oh, I'm so hot, fly and sexy, whatever, aga lihtsalt ma võtsin selle vastu, sest et mulle meeldisid selle brändi riided. Ma olin hästi palju näinud neid nagu Instagramis, TikTokis ja siis ma olin davai, et ma tegelikult tahaks ka neid riideid. Et ma hea meelega teen mingi koostöö mingi brändi jaoks, kes mulle meeldib selle eesmärgiga, et ma tahan olla nendega seotud, ma tahan neid riideid ja ma olin nagu, yeah, sure, whatever. Pluss see inimene, kes mu käest küsis seda, siis ma mingi sügane, okay, sorry. Anyway, siis ma pissin näppu suhu, ma sügasin selle näpuga ja ma pissin selle näpu nagu hetkeks suhu ja ma isegi ei pistnud selle suhu, ma panin selle nagu huule vastu, ma olin looking nonchalant and mysterious, you know? Right? Okay, I'm not picking my nose or anything. Anyways. Ja ma olin mingi, jaa, davai teeme. Ehk siis keep in mind, et ma sain nagu aru, et ma saan selle eest riideid ja ma olin nagu davai. Ja siis mulle tundus loogiline, et kui ma seal videos valin välja riideid, et siis ma saan need riided äkki endale. Me filmisime selle nagu klippi ära ja siis mulle öeldi, et kuna need inimesed, kes sellega nagu tegelevad muidu nagu selle brändiga, et need ei ole seal kohapeal praegu, et siis ma saan need riided nagu hiljem, et räägime, oleme in touch. Flash forward mingi 2-3 nädalat, ma polnud ikka sinnamaani midagi saanud. Võib-olla oli mingi nädal üldse, ma ei tea, tundus nagu 2-3 nädalat. Ja siis ma suhtlesin selle inimesega, kes mind kutsus seda tegema, see video oli ammu juba üleval, see postitatud, ma valisin need riided ära ja siis nagu ta ütles mulle põhimõtteliselt, et kirjuta ise nendele nagu Instagramis, et niimoodi võib-olla on kiirem. Ma olen mingi okay, a bit weird, I guess, but nagu davai, ma kirjutan. I did it, ma kirjutasin nendele. Ja siis ei vastanud mingi päevake 2, siis nad ütlesid, okay, tule sealt poest läbi ja et me hea meelega anname sulle need asjad. Ma olen mingi, jaa, davai, cool, mega nice, okay. Ja there was like weird energy. Mulle tundus, ma muidugi lihtsalt keep in mind, et see on minu perspektiivist. Võib-olla tegelikult olid mingi, woo, we love you so much, aga mulle tundus mingi weird energy. Ja siis ta küsis mu käest, et kas mul oli selle inimesega nagu mingi konkreetne kokkulepe, et mis asju ma vastutasuks saan. Ma ütlesin, et ei ole. Ja ei olnudki tegelikult mingi konkreetne kokkulepe. Ehk siis võib-olla on see kõik tegelikult minu süü, et ma sain tõesti valesti aru nagu. Ja ma sain siis selle koostöö või TikToki videost lõpuks nagu särgi ja sokid. Cute, whatever. See ei ole see, mis ma nagu ise ette kujutasin, aga my mistake, et ma nagu võib-olla siis alguses täpselt selgeks ei teinud, et mis ma nagu vastutasuks saan või mis iganes, et ei täpsustatud, ma ei täpsustanud ja siis võib-olla see on nagu mu enda süü, et ma petun. Samas ma ei tea, okei. Ja ma tellisin neilt tegelikult ise ka riideid, aga okei, see särk on selles mõttes nagu nunnu, ma kannan seda jõusaali, see on nagu, it's fine, it's cute, whatever. See on siuke, see on mingi Maison Beast'i särk, et nagu see on mingi logoke. Ma tegin mingi photoshoot'i ka sellega ühe teise koostöö jaoks siis nagu ja kuskil oli nagu veel mingi brandingut siis nagu sees või midagi. Ja siin taga on mingi nunnu branding. Et it's cute, I like it, whatever. Ja minu meelest see särk maksab iseenesest nagu mingi 80 € või midagi taolist, nii et see ei ole nagu mingi mõttetu särk.
aga see outfit, mis ma proovisin selga, oli kokku võib-olla mingi 200 € või midagi taolist, et ma to put in perspective nagu, et mis ma arvasin, et ma saan või whatever. Aga ma mõtlesin, savi, ma pole pomš või no ma ei taha olla pomš ja siis ma tellisin endale tegelikult ise selle sama outfit'i, mis ma proovisin seal videos selga, maksin oma raha eest, ma sain mingi sooduskoodiga, pluss need olid on sale, ehk siis mul läks kokku võib-olla selle outfit'i peale mingi 130 € äkki või. Vist, maybe. Võib-olla 170 €, 130 €, midagi taolist. Ja ma ostsin siis selle nagu särgi endale. Ma võtsin siukse oversized, ma kujutasin ette, et ma võin sellega siis nagu jõusaalis käia ja siis ma ostsin selle komplektiga kokku sobivad nagu püksid. Okay, here's where the nightmare begins. I swear, it gets good nagu. Või nagu, it gets good. Või ürita nagu ma ei ürita seda asja nagu suureks puhkuda, lihtsalt see oli nagu mingi imelik kokkusattumusüritusi. Siin taga oli siuke nagu ka branding, nagu samamoodi nagu siin on mingi julla nagu mingi materjalis, siis siin oli ka kokku ümmeldud nagu mingi julla. Ma jõudsin neid pükse kanda ühe korra, enne kui ma jõudsin koju ja siis see nagu julla loterdas siin, see oli nagu külge ümmeldud sinna. See tuli lahti sealt. Ma olin mingi, okei. Ja ma mõtlesin, et ma ei hakka ju nendele nagu kirjutama mingi hei, mu püksid on katki pärast ühte korda kandmist, et äkki te saaksite midagi teha või? Sest et juba mingi veits siuke nagu, ma ei tea, mul oli nagu awkward pärast kogu seda intsidenti või nagu kuidagi siuke nagu it was weird. I don't know. Siis ma mõtlesin, et okei, et savi, et äkki see peabki sealt ära küljest tulema. Nii nagu ma arvasin, see mingi no osadel mingi riietel on see peab mingi varrukad asjad lahti lõikama, aga siis no ja, et see ei pidanud ikkagi no, see nagu õmblusjäljed on kõik seal. Ja siis pärast 2 korda pesemist, see on kuidagi nii nagu tagumiku pealt hästi topiliseks muutunud. Ma ei tea, kas see on nagu pesust või see on lihtsalt sellest, et võib-olla mu perse on nii suur, et nagu kui ma pükse kannan, siis nad muutuvad topiliseks. I don't know. No, ma ei tea, oleks ma nagu selle hinna eest, ma oleks teadnud, et need püksid peavad nii lühikest aega vastu. Okay, 2 korda sain põhimõtteliselt kanda enne, kui topiliseks ja mingi see julla sealt küljest ära tuli. Et ma ei tee mingit ekstreemsporti. Ma teen nagu jõusaalis mingi neid harjutusi asju, et ma ei oleks neid nagu ostnud ja ma tundsin pärast seda kogu intsidenti, et ma ei hakka ju nagu nendele kurtma selle kohta. Mul ei ole nagu mitte mingit viha selle brändi vastu. Ma nagu my mistake võib-olla, et ma ei teinud mingeid asju selgeks ja nagu ma ei tea, tegelikult lõppkokkuvõttes on see, et ma arvan, kui ma oleks kirjutanud nendele midagi, siis nad oleks võib-olla kuidagi seda nagu, seda komplekti pükste nagu asjaga ka tegelenud, aga ma ei tea, ma olin juba see, et kas see on väärt seda, et ma olen seal mingi hey y'all, I'm coming to you as a happy, loyal customer, I don't know, okay, whatever, ma oleks elu siis niimoodi olnud. Ma kindlasti nagu proovin enda mingi asju tulevikus uuesti, sest ma nagu endiselt mulle nagu meeldib see bränd, aga ma ei veits siuke nagu, I guess veits nagu pettunud. I don't know. Veits. Kui nad vaatavad seda, ma olen nagu, okay, I love you. There's nothing wrong, I swear. By the way, ärge arvake, et ma ei saa ise aru, et ma olen siin nagu reporting live on the most ugliest couch in the world. Nagu esiteks lisaks sellele, et see võltsnahk mingi koorub siit pealt ja siis siin on see imeline 90ndate lilleline vanaema muster. Imagine, sul tuleb nagu fine shit külla ja siis sa oled siuke nagu oma need jalamask. Tilkus välja. Persse küll. Ja siis ta lamab siin, vaata see käed niimoodi, noh, tule istu minu kõrval. Oh my god, okei, rahu. Kreemitame mu põlvi, sest et they're ashy. Nagu, ma ei julge tõsta enam enda neid jalgu, sest et see on kõik nii lappes juba nagu reaalselt see põrand. Ma ei tea, äkki see söövita mu mingi põranda, siis ma pean uue põranda ostma või? Ma ei kujuta ette. Ja ma usun, et need ensüümid on ikkagi nagu naha jaoks mõeldud, mitte nagu puidu või ma ei tea, plastmasspõrand või whatever I have, I don't know. Seoses selle kõige inetuma diivaniga maailmas, see vahetatakse mul välja, õnneks ma kirjutasin enda korteromanikule, ta oli nagu, et oh no worries.
sest et see reaalselt see materjal koorab niimoodi, et ta ajab siin nagu põranda peale, ma mingi korra nädalas pean teda, kui keegi sinna vastu läheb või midagi, siis ma pean reaalselt mingi tolmuimega selle kõik ära tõmbama. Very nasty, very nasty, very nasty, very, very nasty. Tahtsin veel rääkida sellest, et okei, mul nagu minu nagu hobi on see, mu saladus on see, et ma olen Viru chiller, aga ma ei ole nagu Viru chiller selles mõttes, ma ei istu lihtsalt Viru keskusesse maha ja ei chilli seal, vaid ma käin reaalselt poodides selle eesmärgiga, et midagi sealt osta. Ma ei mäleta, kas ma rääkisin teile sellest kogemusest, mis mul oli seal nagu kaubamajas või mitte selles ilumaailmas, kus ei, ma olen seda mingi TikTok live'is kunagi rääkinud, I think so, kes mingi OG-d teavad selles mõttes, aga ma ostan jumala tihti ilumaailmast mingeid kallid asju, mingeid primereid, kreeme, jubestuskreeme, mis iganes asju nagu, I don't care. Mulle meeldib see aspekt, et ma saan minna poodi füüsiliselt, proovida neid tooteid enne kui ma ostan ja siis neid osta. Ja mulle tihtipeale meeldib küsida sampleid, sest et minu meelest see on nagu loogiline, et kui sa ostad endale mingi 50 eurose näokreemi või mingid primerid või mingi asja, et siis sa tahad seda proovida ju enne, sa tahad veenduda selles kvaliteedis. Ja seal oli üks primer, ma küsisin selle jaoks sample'id, sest et nad on mulle aastaid alati, kui ma olen küsinud tavaliselt andnud mingid sample'id, see ei ole mitte kunagi olnud probleem. Ja kui nad ei ole saanud anda sample'id niimoodi, et neil pole neid valmis sample'id, siis neil on siuksed plastmass nagu topsikesed, mille sa saad lahti keerata ja siis nad saavad sinna sisse panna ja hea meelega on seda alati teinud. Ja ma küsisin, kas ma saaksin seda, ma ei tea, kas see oli mingi 70 eurone primer või 50 eurone primer, kas mul oleks võimalik seda natukene proovida, sest et mul on nagu combination skin, mis on nagu oily, samas on kuiv. Ma olin mingi, et ma tahan proovida seda. Ja see naisterahvas oli nagu, ei, meil ei ole testrit selle jaoks. mingi, okei. Seal oli nagu tester olemas, see, mida sa saad nagu seal koha peal katsetada, aga ma ei hakka ju seal nagu koha peal enda nagu näo peale seda panema. You know what I mean? Ma tahtsin seda koju kaasa võtta. Siis te vist nagu ma ütlesin seda, et neil ei ole seda anumat nagu, et kuhu seda sisse panna. Ma olin mingi okei, et kindel, et ei ole seda või nagu kuskil mujal siin ei ole, siis ta oli mingi, et ei ole. Või siis ma küsin käest, et kui ma ostan, sellepärast, et seal müüakse need mingi ala reisimiseks mõeldud neid nagu mingi, ma ei tea, testri neid nagu mingi thing'e. Ja siis ma küsisin käest, et kui ma ostan selle, et kas te sinna olete nõus sisse selle panema, siis ta ütles, et ei, me tavaliselt ei tee seda. Ma olin juba, et this point mingi, in my head, ma olen mega viisakas inimeste vastu, kes töötab klienditeeninduses, sest ma töötasin ise üle 5 aasta klienditeenindaja, kui ma olin nagu, issand, kui ma vaene olin, rõve, ütleme, et ma nagu rõve olin, mitte see, et ma klienditeeninduses töötasin nagu rõve, vaid see, et ma olin vaene. Sorry, ma nagu PTSD sellest, ma mõtlen selle peale, et ma nagu, ma ei tea, konkreetselt keeriasin raha nagu selleks, et hakkama saada. Anyways, see selleks. Ja ma was I talking about? Igatahes. Ja jah, mul on nagu mega suur lugupidavus inimestele, kes tegelevad klienditeeninduses, sest ma tean, kui munnid inimesed on, ma tean, kui ebaviisakad inimesed on ja ma tean, kui nagu lihtsalt halvasti inimesed kohtlevad klienditeenindajaid niimoodi, et mul on nagu, unless keegi on päriselt midagi kohutavat teinud, siis ma olen see nagu, you are right, I am here, see on sinu töökoht, ma olen lihtsalt inimene siin. Aga see tšikk, tal oli mingi probleem, tal oli konkreetselt mingi probleem ja mind ei olnud nagu varem kuidagi niimoodi koheldud kaubamajas või nagu ma tõesti, ma käin seal hästi tihti, mul ei ole nagu üldjuhul nagu midagi kurta, aga see oli tõesti siuke mingi why. Ja siis ta lõpuks, kui ma nagu hakkasin eemale astuma, ma mingi, no okei, see ei saa, siis ei saa nagu, ma ei hakka siin sinuga mingi, ju ma jälle tatistasin, ärge vaadake. Anyways, ja ta tuli mingi, okei, oodake. Ja siis ta pani mulle nagu väiksesse siuksesse Ziploc koti sisse, nagu siuke nagu, tead see, mis käib nagu pealt kinni, gripkott, nagu see, mille sees inimesi nagu narkootikum ostavad. It was fine, aga ma ei saanud aru, et miks me kõike seda nagu mingit veidrat back and forth'i, kus ta ütles, et ei saa, ei tee seda, mida iganes. Ja siis ta lõpuks oli mingi, et okei, ma tegelikult ikkagi panen sulle. Ja no, ma ei tea, ma sain selle, ma proovisin seda, ma tulin tagasi järgmine nädal, ma ostsin selle. Ja ma ei tea isegi, kas mulle enam rohkem näinud, I blocked her out nagu, I delete you from my mind. Ja ma ei tea, see oli okei, see oli nagu punkt 1. Ja mingi üks halb kogemus ei tähenda seda, et terve ettevõte on nagu halb, et mingi kollektiiv on halb ja mitte midagi. Ja enne seda on selles mõttes mind nagu 100 korda hästi koheldud, mingi okei, whatever, et matas ära ja liigu edasi nagu. Aga ma tulin mingi hetk tagasi
ja ma otsisin endale nagu särki. Ma läksin selles mingi BSH Õhtulehe nagu podcasti, kus mul jäeti nagu mulje, et ma olen üksinda ja siis lõpuks ma olin tegelikult hoopis kellegiga koos, mis oli nagu okei. Lihtsalt ma ütlesin kohe alguses saati nendele, et ma ei tahaks seda nagu kolmekesti teha, sest et ma ei leia, et mul 3 inimesega, et mul oleks nagu mugav vestelda. Sest kui sa oled tunniajalises podcastis 3 inimesega ja see inimene on BSH1, mulle meeldib BSH, aga nagu lihtsalt ma tean, et ta on väga aktiivne jutustaja ja ma oleks juba oletanud in my mind, et kui ma temaga kahekesti vestlen, et siis see on kindlasti niimoodi, et see on, no ta on nagu selles mõttes tugev vestluse eestvedaja ja et sa ikkagi pead veits võitlema, et temaga järgi jõuda, mis on nagu fine, aga siis kohe absoluutselt, kui sinna nagu tutvustada 3. inimene, ma olin siuke, et okei, ma nagu ei jõudnud järgi, ma vaatasin järgi seda nagu vestlust, ma istusin enamus ajast seal mingi. Aga ma ütlesin kohe alguses, et kui see on niimoodi, et that's what's gonna happen. See selleks, ma läksin sinna särki endale otsima ja siis ma läksin sinna kaubamajja meeste maailmasse ja tavaliselt, okei, this is my experience, enne kui te hakkate ütlema mingit, Eestis ei tehta niimoodi või mida iganes, siis mina olen isiklikult kogenud tavaliselt, kui ma olen seal poes käinud, et kui sa lähed sinna, siis tuleb mingi hetk ikkagi nagu keegi seal, ma ei tea, kas öeldakse saalitöötaja, teenindaja, mis iganes, poemüüja, ma ei ürita nagu halvasti öelda, või ei tea, mis see nagu official termin on nagu. Ja siis nad mingi hetk küsivad, et andke mulle märku, kui ma saan teid midagi aidata või mingeid suuruseid teile pakkuda või siis mingi ma ei tea, mida iganes. Mul on reaalselt isegi nagu seal kaubamajas varem keegi pakkunud vett, et kui ma tahan midagi riidesuurust, midagi vett või ma ei tea, mida iganes, et siis andke teada, mida ma toon teile. Super, aitäh! Mul tavaliselt ei ole mitte midagi küsida, sest et ma olen nagu lihtsalt tavaliselt seal mingi ostelnud ja ma ei ole nagu väga nagu leidnud midagi silmadega ostelnud. Aga siis seekord ma leidsin selle särgi, ma näitan teile ka, mis särgi see oli, mingi Hugo Bossi särk. See on midagi kortsus, sest et ma ei oska riided voltida enne, kui nad ära nagu kortsulevad. See särk, see on, need ei ole nagu odavad särgid, see maksis äkki mingi 120 € midagi taolist. Ma olen siuke nagu, et kui sa juba vaatad siukseid nagu asju seal, mitte nagu mingi mega expensive, need ei ole mingi mega kallid, aga et mingi hetk ikkagi tavaliselt keegi tuleb ja nagu pakub sulle mingit abi, eriti kui sa seal väga pikalt ringi sirvid ja ma olin täpselt siuke, et ma oleks küsinud ta käest nagu no või midagi, aga siis lõpuks ma olin mingi, et okei, et ma võtan lihtsalt selle särgi. Ja siis ma läksin küsima letis töötava isiku käest, kes aga ta nagu vältis mind. Ma seisin meeter eemal niimoodi, et see lett oli seal vahel. Ma seisin sinna oma selle särgiga ja ma tahtsin küsida teist suurust ja ta oli ma lihtsalt juba meenutasin, et ma mõtlen, et kas ma olen ise mingi skison või nagu ma mõtlen välja mingeid probleeme, sest et minu meelest see tegelikult ei ole nagu, ma ei tea, okei, ma tunnen ennast nagu, see ei ole tore, vaata, kui meesterahvad jonnivad ja vinguvad aga midagi, aga ja siis ma ei reaalselt seal mingit vabandust, jaa, kas teil on seda suurust, et ei ole. Siis ma okei, ma võtan siis selle suuruse, super. Ja ta võttis maailma kõige pisema kilekoti, mis oli reaalselt nagu sama suur kui see kuradi Footmask nagu kaubamaja plastmass kilekott. Ja ta pani mu selle särgi sinna sisse. Ei mingit nagu paberkotist kotti, mitte mingit normaalses suuruses kotti. Ta voltis selle särgi nagu hästi pisikeseks ja see oli seal sees niimoodi. Ma ei hakanud ütlema at that point mingi, maybe you can put it in a bigger bag or something. See nagu, cherry on top of that on see, vaata, sa pead maksma kilekotide eest Eestis. Ja siis ma maksin selle kilekoti eest vist mingi 30 senti. See mingi kosmeetika väike plastmassi kilekott, ma ei tea, seda mingi thanks. Aga see ei tea kunagi, millega teenindaja nagu võib-olla tal on enda mingi probleem meiega, võib-olla on mingi megasiit päev olnud, võib-olla eelmine klient andis talle molli ja mina ei tea seda, ma olen mingi whatever, okei, liigume edasi vaimselt, et ma ei lase sellel ennast mõjutada. Aga siis järgmine kord, kui ma läksin, ma ostsin nagu matchivad püksid. Täiega siuke ossiva ja mul on reaalselt, mul on puudu nagu see mingi Bemm ja Pirado, see nagu see mingi ma ei suuda uskida, ma valjult ütlesin seda sõna nüüd praegu. Pirado, see kuradi mingi jakk nagu, what do you call it? A windbreaker. Mul on see puudu nagu. Ja
Mulle meeldib see set, see on veits siuke, jaa, okei, see on ossikas, aga kui ma plaanin kuskil basseini ääres vedeleda nagu niisama päeva jooksul, siis mul on nagu, need on nagu fun püksid, pluss need on nagu pikad. Sama palju maksid need püksid. Ja kui ma neid sirvisin, siis üks naisterahvas, tal ei läinud minutitki enne, kui ma selle ringi vaatasin, enne kui ta ütles, et kui sa soovid mingeid teisi suuruseid, siis kindlasti anna märku, et meil on need nagu taga olemas, et ma võin vaadata. Ma olin mingi, et jaa, okei, super, aitäh. Ta ütles, et ma olen siinsamas lähedal, et võid kohe märku anda, kui ma saan sind kuidagi aidata millegiga. Ja siis ma olin mingi, okei, super. Mitte, et ma eeldan, et keegi peab kohtlema mind nagu mingi kuningas, aga see on nii meeldiv ja ma olen nii palju rohkem valmis ostma mingeid asju, kui keegi veits nagu pöörab mulle poes tähelepanu ja ma tunnen, et ma olen sinna oodatud ja et tahetakse, et ma midagi ostan sealt. Ma hea meelega teen seda. Ja ma ütlen ausalt, et ma nagu alguses mõtlesin, kas ma üldse ostan ma need püksid, sest ma mingi, like I said, ma olen vaene pomps, aga siis ma olin nagu, ma ei tea, miks ma ei ostaks neid pükse, kui mind nii hästi koheldi nagu. Ta ostis selle eest, ta kiitis mu selle dressikomplekti, mul oli see mingi need kivikestega see named collective'i see, ta ütles, et vau, et päriselt ilus see mingi komplekt. Ma olin mingi, aitäh. Ma olin veits üllatunud, sest et ma läksin sinna eeldusega, et mind koheldakse jälle nagu mingi, ma ei tea, mõtled pomps nagu. Aga ei koheldud, mind koheldi hästi. Ja see nagu, see äratas minus jälle nagu usalduse kaubamajas. Ja ma ütlen ausalt, et väga tihti, okei, mulle meeldib veel käia näiteks mingites, oota, las ma mõtlen, mis poodides. Mulle meeldib käia Denim Dreamis vahepeal, mulle meeldib käia Calvin Kleinis ja ma tean basic. Ma olengi basic, ma olen mõttetu pomps, ma olen basic, aga te peate arvestama sellega, et ma ei tea, ma istun siin kodus oma ekraani taga, oma arvuti taga. Ma ei käi väljas, ma ostan musta värvi riideid ja that's it nagu. Mul on 15 musta särki, 15 musta paari pükse ja that's it. Mitte isegi nii palju, mingi 5. Mul on 5. Ma ostan neid asju, ma kannan neid 3 korda, ma müün need jagas mingi 10 eurot odavamad maha ja I'm happy. I can get my next one nagu. Seal Calvin Kleini poes. See on mingi fat people problem. By the way, ma olen viimasest videost, kõik, kes ütlesid mulle eelmise video kommentites, et ma olen välja rase, ma olen paks. Tegelikult ainult vähesed teist ütlesid, enamused nagu kiitsid mind, ütlesid, et ma ei ole. Aga keegi ütles, et ma olen välja karu, keegi ütles, et ma olen paks, keegi ütles, et ma olen välja nagu ma olen rase. Et ma olen nüüd võtnud 5 kilo alla, ma olin eelmises videos 115 kilo, 115,6 midagi taolist. Nüüd ma olen 110,1 ja ma saavutasin selle sellega, et ma pidutsesin 3 nädalat järjest. Ma jõin alkoholi ja ma ei söönud. Mu nagu see tip of the day on see, et kui sa jood 3 päeva järjest, siis pärast seda 3. päeva joomist, ega sul väga söögiisu ka ei ole, sest sul see magu on nagu mingi rosina suuruseks, aga hästi oluline on see, et kui sa õdemast purju, et sa ei hakka nagu snäkkima millegi peal. Sa pead lihtsalt mitte sööma ja siis sul on nagu, sul ei hakka nagu paha ka olla, sest et sul ei ole midagi nagu välja oksendada. Mitte oksendada, okei, don't puke, ära nagu ennast teadlikult oksele aja. Aga lihtsalt I don't, issand, see on ka kõige kreemsid. I don't support all that, nagu see, don't do that. Aga jaa, ma olen 5 kilo alla võtnud ja juba niimoodi, et nagu nüüd on juba sellest veel rohkem aega möödas. Ehk siis ma olen mingi üle kuu aja 5 kilo kergem olnud. Suvi, summer body loading, let's go. Ma tahtsin seda öelda, et seal Calvin Kleini poes, ma ei tea miks, aga nad kannavad nagu väga-väga väikseid suuruseid. Ma olen Calvin Kleini suurusest nagu mingi XXL, nad ei kanna 3XL, need ei ole 3XL suurust isegi minu teada. Ja iga kord, kui ma sinna poodi lähen ja ma näen mingit asja, mis on nagu nunnu, siis ma küsin nende käest, et kas teil on seda nagu XL suuruses. XXL suuruses on nagu no, we don't have that. Ja ma ei tea, miks, kui sa lähed näiteks mingi online poodi ja sa vaatad mingi Calvin Kleini riideid, siis neil on täiega palju nunnusid asju. Kui sa lähed poodi, neil ei ole neid asju, neil ei ole mitte ühtegi nagu mingi, neil on uuest kollektsioonist mingi üks asi, mis on selle mannekini peal ja see on suuruses M nagu. See on minu kogemus jälle olnud. Okei, raudselt keegi on nagu mingi, ei ole tegelikult nii, need on lihtsalt ära ostetud. Aga miks on niimoodi, et kui sa lähed reaalselt sinna nagu seal Denim Dreamis see Calvin Kleini valik on niimoodi, et neil on nagu üks tangeriided meeste jaoks seal. Ja kui sa lähed sinna sinna Calvin Kleini poodi, siis neil on nagu pool poodi on nagu meeste asjad, aga need on nagu, see on mingid mõttetud asjad. Need on nagu mingid, ma ei tea, nagu reaalselt, kui sa lähed sinna nagu kaubamajja, siis seal on ka tavaliselt nagu ilusamaid asju Calvin Kleini poolt, kui seal nende poes. Ma ei tea, mis toimub nagu. Ja ma tunnen nüüd,
ennast nagu jaburalt, kui ma ostan mingit kinke kellelegi või midagi, näiteks ma mingi tahad kellelegi, ma tean, et keegi tahab rahakotti, ma tean, et mu ema tahtis rahakotti, siis ma läksin ostsin Calvin Kleinist talle selle eest, et neil on nagu nunnud rahakotid, ma ei tea, need ei, obviously ma tean, et see on nagu mingi fast fashion low-key ega midagi, et see ei ole nagu mingi tippkvaliteet bränd, aga eestlastele meeldib Calvin Klein, see on siuke mingi, et ja ma käisin oma perega Hispaanias reisil ja siis nad ostavad neid fake Calvin Kleini särke, aga siis nagu need Viimsi mimmud ja mis see teine koht on? Viimsis sa näed üle selle nagu mere on Kakumäe vennad, kes käivad koolis, neile meeldib ka mingi Hilfiger ja Calvin Klein ja ma olen siuke nagu I wanna get in on that look, that Viimsi emme look nagu ja tegelikult kellele päris meeldib, kui ma käisin Pirita majandusgümnaasiumis, siis kõik need tšikid, kes olid nagu venelased, nemad kandsid neid, aga ma ei tea, kas need nagu fake need asjad või need olid real, I don't know. Aga mulle meeldib see veits nagu a little bit ratchet, veits ossilik, aga samas nagu it's expensive, I don't know, okei, ei ole nagu expensive, aga see on nagu kallim kui mingi H&M, you know what I mean? Või mul küll on nii nagu mingi pretentious, te kuulete mu seda mingi sokkide, mu viinasokke. Mu seda footmaski, ma tahaks nii väga näidata, aga see mingi voolab kõik välja, sest ma reaalselt ma ei saa aru, kas see nagu üldse puutub mu jalgadega kokku, aga ma loodan, et see töötab. I hope it works. Aga töötajad Calvin Kleinis on alati mega nice, nad on hästi abivalmis, hästi toredad, hästi sõbralikud. Ainult, miks teil riideid ei ole nagu, miks teil ei ole normaalseid riideid, aga kui sa lähed ma ei tea nagu öelda, kus ma neid ostan, kui sa lähed sinna Zalando poodi on ju, poolest ajast nende need riided seal online'is on palju odavamad, sa saad sealt mingi discount koodi ka, neil on palju suurem valik, neil on need mingi uued kollektsioonid, mul on isegi see teavitus pandud, et saadakse teavitusi, kui need uued kollektsioonid tulevad ja seal on nii palju rohkem asju, nagu neil võiks olla need samad asjad, mis seal Zalando Calvin Klein lehel on seal poes ka olemas. Ma tellisin endale mingi komplekti, kui see jõuab järgmine kord, siis ma näitan teile. Mis veel huvitavad? Valged inimesed, palun kandke SPF-i. Palun, ma anun teid, palun kandke SPF-i. Ma tapan ennast ära, kui ma näen, et ükski teist on ära põlenud, sest et kõik on mingid, päike on nii tervislik mu naha jaoks ja minu saladus heale nahale on see, et ma olen päikse käes. Vaata, mul tulevad tedretähnid välja, kui ma olen päikse käes. Ma olen mingi girl, that's skin damage. See on nahakahjustus. Ükskõik mis visuaalne naha muutus päikese kontakti tõttu on nahakahjustus. Kui sa päevitud, see on nahakahjustus. Kui sul tekivad need nagu need sunspots, see on nagu väga tugev nahakahjustus. Ja siis inimesed on mingi, ma põlen alati ära ja siis mul tuleb hästi ilus jume. Sa ei saa nagu ilusa jume, sa saad selle melanoomi, karsonogeense melanoomi. Okei, ma ei ole arst, ma vannun, et ma üritasin nagu jätta muljet, nagu ma olen mingi harjutud inimene, aga ma nii nagu tunnen kaasa inimestele, kes arvavad, et see on nagu tervislik ja väikesel määral läheb kontakt päiksega nagu üle pika aja, kus sa saad võib-olla iga päev hästi natukene päikest või ma arvan, et see võib-olla nagu tervislik. I don't know. Ma kannan SPF igapäevaselt, SPF 50 nagu, aga ma ei käi isegi väljas nagu, ma kannan seda siis, kui ma nagu pean minema välja. Aga kui ma lähen näiteks hommikupoolikul jõusaali või midagi taolist, mis ma panen. Palun, ärge vedelege päikse käes. Ma nagu, teege mis tahate, muidugi see on teie elu, aga lihtsalt ärge propageerige, et see päikese käes pikaajaliselt nagu ringi vedelemine, et see on tervislik, that's crazy. Ma nägin mingit tüüpi, kes TikTokis rääkis, et SPF tekitab vähki. Ma olen üsna kindel, et kui sa just seda SPF-i nagu sisse ei söö, et siis sa ei saa vähki. I think. Ma olen üsna kindel, et kui sa vedeled päevad läbi päikese käes ja keegi ütles seal mingi kommentaariumist ja mingid, et see on mingi peavoolumeedia nagu pealt surumine, nad tahavadki, et see mingi Big Pharma tahab inimesi ära tappa ja ütleb, et nad väldiksid päikest ja siis nad jäävad haigeks ja siis nad kasutavad SPF-i ja siis nende testosteroon läheb madalaks ja siis nad surevad ära. Mingi, it's that deep, really. It's that deep. I don't think so. Ja ma ei tea, ma ütleks, et ma näen enda vanuse kohta väga nagu youthful välja ja mul ei ole nagu mitte ühtegi kortsu.
ma tahaks muidugi seda nagu see full on nagu facelift see, aga nagu ma eeldan, et see on selle tõttu, et ma väldin päikesekontakti ja käin kosmeetika juures ja dermatoloogi juures ja kasutan retinoiini ja pesen enda nägu ja võib-olla paar korda aastas ka millest me veel räägime? Seoses selle SPF-iga ma pean teile ütlema ühe asja. Osad teist lipfiller mimudest näete päriselt nagu y'all look insane. Te näete nagu päriselt nagu y'all look crazy. Ja mul on nagu emavalge, ehk siis ma tean, mis tunne võib olla siis, kui sul on nagu, aga mu emal on nagu ilusad huuled. Ma ei tea, kas teda on ka nagu võib-olla inglikke suudelnud. Aga ta on nagu ilusti tehtud. Ja ma tean väga palju inimesi, kellel on väga ilusad tulemused tehtud. Aga see on ikkagi niimoodi, et sa pead mingi hetk nagu lõpetama selle nagu juurde süstimise ja sa pead lahustama ja sa pead nagu uuesti tegema ja siis võib-olla palvetama ja nagu mingi, aga ma mõtlen, et kui mul oleks mingi crazy lip filler blindness, et nagu ma tahaks, et te ütleksite mulle, kui mul üldse mingi crazy blindness on, kas mul on big muscle blindness. Okei, ma lihtsalt, ma ei tea, ma otsin ükskõik mis põhjus, et läksida. Aga minu meelest mul on nagu, mul ei ole huuli süstitud. Ei ole. Ma juba mingi, ei ole. Ja ma ei tea, see on nagu pruunidel inimestel vaata nagu ongi suured huuled. We know this, kuigi väga paljud arvavad, et mingi sul on raudselt süstitud, see on süstitud. Ma mingi, ma tean, et ma olen siin nagu selles valguses näen välja nagu light skin baddie, aga ma tegelikult olen pruun. See oli nali, ma tean, et ma olen pruun, ma üritasin nagu mingi whitefishida, aga jah, see selleks. Please küsige enda lähedaste käest, kui teil on lip filler tehtud ja uurige, et kas te näete nagu ok välja. Ja tihtipeale inimesed, nad ei ole kadedad, ei ole päriselt, they know you look crazy. Ma näitan teile enda lemmiktooted ka. Ma olen mingi veel asjad siin. Nüüd ma tunnen halvasti, et ma rääkisin sellest meie Zambisti nagu intsidendist, aga nagu, võtke seda pigem sellele, et ma räägin nagu about my delusions. Ma ei süüdista kedagi mitte milleski nagu, ma ennast võib-olla, et ma olen lollakas. Viru keskus, palun andke rohkem tasuta asju oma klientidele. Vanasti oli see, et davai, osta mingi vähemalt 50 euro eest, me anname sulle huulepalsami, huuleläike, silmakreemi, meigikotti, või mitte kõik korraga. Neil kogu aeg olid mingid asjad, mis nad andsid. Give more samples, nagu ma lähen, tulen ja ostan lihtsalt selleks, et neid sampleid saada. Päriselt. Give more samples, please. Miks need ei ole enam? Kas see on tõesti, kas see on see recession indicator või? I think so. Andke sampleid. Sellepärast ma tellin nüüd kõik asju netis, sest et nad jagavad selle täiega sampleid nagu tihti, kui sa ostad otse selle müüja käest, siis nad annavad ka sulle sampleid. NARS annab sampleid. Ma tean seda, et see Anastasia Beverly Hills annab sampleid, Estee Lauder annab sampleid, kui sa tellid. Ja nad annavad vahepeal niimoodi, et telli 70 euro eest, ma anname sulle full size mingi bronzer ja mingi siuksed asjad kaasa nagu. Sa ei saa Viru keskusest neid asju. Ma olen tõesti mingi, et mis see initsiatiiv on sealt päris poest osta, kui ma ei saa sampleid või ma ei saa mingit kingitusi kaasa. Please. See inner bombs is coming out nagu. Palun tehke kingitus, tona. Ma näitan teile nende lemmiktooteid. Ma eelmine kord näitasin, siis ma tuli just üks tellimus veel. Mul on selle Roche-Posay Mela B3 seerum. Mulle saadeti kunagi see nagu PR-is. Ja mu kestis see mingi aasta aega, ma kasutasin seda õhtuti siis, kui mul nagu nägu juba puhas. Nagu nendel päevadel, kus ma nagu ei kandnud midagi näo peal, et see on, ma ei tea, see peaks aitama pigmentatsiooni vastu. Ma ei oska öelda, kas see aitas mul, aga mul kindlasti hullemaks ei ole see pigmentatsiooni nagu issue vahepeal läinud, nii et ma olen õnnelik ja rahul. Ma ostsin uuesti, mingi 20 euro vist. Ma ostsin netis soodukaga, sain vist mingi 15. Siis teine lemmik näopuhastus, mul on mitu tükki neid näopuhastused, neid alati sõltuvalt sellest, mis ma tunnen, et ma vajan. See on see mingi CeraVe cleansing, foaming face wash, see on kirjas mingi, ma ei tea, mis keeles.
Mul on see võib-olla mingi 3. kord, kus ma mitme aasta jooksul ostan seda. Mega hea, see on nagu võtab kõik, sellega kisub absoluutselt kõik maha. Ma puhta nägu nagu ei pese sellega just siis, kui ma tahan nagu kõik maha saada. Ja vaadake, mis nad mulle kaasa saatsid. Sampleid, mingi silmaseerum, love it. Need on need nagu cheap ass seerumid, need on cheap ass sampleid. Aga better than no samples. Ma tean apteegist saab sampleid, kui sa ostad sealt nagu näokreemi asju. Nad annavad hästi palju nagu mingid, nad võivad anda sulle mingi peotäie sealt. Aga Virvekeskus, please give me samples, give me samples. Ise pruunistavad või? Ise Face Magic Self Tanning Concentrate. Mul vist ei ole vaja nagu jumestada, pigem on nagu tumedam. Ma annan need, ma ei tea, söön ära. Ma käisin PR-üritusel. Ma ei suuda uskuda, et mind üldse kutsutakse kuskile, sest et mul on halb track rate sellega, et ma mingi kogemata ilmu kohale. Ma rääkisin teile sellest viimane kord. Ja mitte kogemata, mul on mingi tegemisi asju olnud ja siis ma nagu lihtsalt ma ei jõua ja ma canceldan, ma mingi sorry. Aga ma nüüd olen teinud aega ja iga kord, kus mind on kutsutud ja ma olen öelnud, ma olen läinud, ma olen tubli, päriselt. Ja nad hellitasid mind täiega, nagu, see oli mingi pressipäev, ma sain meigipinsleid, Real Techniques'i meigipinsleid, love them, ma olen neid aastaid kasutanud, mul on reaalselt kõik peale need 2 siin keskel, mul on juba olemas. Siis sain Joiki mingeid asju, aga nad andsid ka need, ja I'm gonna be real. Keegi ei viitsi kasutada neid. Neid sampleid nagu, need tooted kindlalt. Aga kui need jäävad mul nagu vannituppa hüljuma, need lähevad välja nagu mingi kasutatud kondoomipaberid. That's my opinion! Siis Sommersby mandariin, 0 alkoholi. See meenutab seda ühte korda, kus ma sebisin kellegiga ja siis mõtlesin, et too mulle ka jooks, tõi mulle alkoholivaba siidri ja siis ta ütles, et ma olen juba piisavalt joonud. Okay, next product. Sugar Bear Hair. Tegelikult see nimi on Hair Care Panda. Mingi kollageeni supplementid. Meeldib see Vita mingid Face Tan Clear and Buildable. Meeldib. Ma nägin, kuidas seda kasutati. Ma mõtlesin, et ma saan seda kasutada võib-olla nagu oma selle piirkonna peal, sest et mul nagu, ma näitan seda midagi salajad, see nagu, vaadake, mu keha on nii palju heledam ka nagu. Maybe I need a little bronzing tips there nagu. Siis, aga ma seda ei vaadanudki. Madara. Let's see. Uh-oh. It's happening again. Aga need on hästi palju siin vähemalt. Need on suuremad. Need suuremaid sampleid ma võin isegi kasutada. I like that. Thank you. Ja Joiki Lemongrass Shower Gel. Cool. Nuusutasin seda. Võrdnab hästi. Ja siis ise pruunistav mousse. Selle ma olen kindlasti kelle sõbrana. Ma olen juba pruun, vaata. Tahaks nagu musida. Mitte nagu tahaks teile nagu. Ilusat